Mina olen Mart Vignant ja siis äsja loodud mittetulundusühingu Eesti Taevanähtuste Uurimisagentuur juhatuse liige. Ja siin on meil veel teised juhatuse liikmed, Martin Michelson ja Marko Anderson on ka siin täitsa olemas ja seda üritust korraldamas. Räägin mõnes tänasest õhtust siis, et kõigepealt teeksin mina üks pool tundi kuni 40 minutit umbes väikese sellise sissejuhatava ettekande, kust tuli meie arvates see vajadus sellise agentuuri loomiseks. Me jõuame kokku oma jutuga täpselt tänases olukorras ja siis me läheme sealt edasi agentuuri sisu tutvustamisega lühidalt. Siis peale mind tuleb Argo Vilberg, räägib oma teemadest, tunnikene natukene peale. Siis teeme vaheaega. Ja siis peale vaheaega tuleb Einar Laidna siis õhtut nii-öelda lõpetama kokku võtma ja see oma ettekande sisuga sellele siis andma väärtuse ja peale seda me teeme väikese vestlusringi nendel teemadel ja küsimustel, mis üles kerkisid ja siis ongi arvatavasti kell umbes 8 ja meil see tänase ruumi kasutuse tähtaeg hakkab saama sinna, et üritus vaikselt kokku tõmmata. Nii. Ma teeksin selle lahti sellise ilusa pildiga. Kõigepealt küsiksin, kas keegi tunneb ära selle koha, millega on tegemist. Tegemist on ajaloolise väljakaevamisega Euroopas, mis on dateeritud, mille vanus on dateeritud kuskil 12 000 aastat tagasi. Kellegi otse meelde ei tule, siis selle koha nimi on Göbekli Tepi ja see asub Kagu-Türgis. See koht avastati eelmise sajandi keskpaigal, aga siis oli ta sellises nii-öelda küllaltki maha staatuses kuni 1990-ndateni, meil siis muu hulgas ka Graham Hancock käis seal väljakaevamistel ja tegi omapoolseid uurimustööd sellele ja tuleb välja, et see on niivõrd oluline asupaik, et see lükkab ümber meie tänapäevase ajaloo tunnetuse ja senise ajaloo nagu päris olulisel määral. Ehk siis 12 aastat tagasi tegemist küllaltki kõrgtsivilisatsiooniga. See paik aeti täis materjali tollel ajal millegi pärast ja sellepärast see on nii hästi säilinud. Umbes 3000 aastat arvati, et toimus seal tegevus ja siis 9000 aastaks oli siis nii-öelda see pinnas seal, kus siis nüüd siis see üles kaevati. Ja selle loo mõte on see, et me siin planeedil elavate inimestena ja tsivilisatsioonina tegelikult ei tea üldsegi niivõrd palju enda minevikust ja selle tõttu me täna ei oska võib-olla ka väga kuhugi